Ja nüüd. Tere, mina olen Martin. Ja mina olen Inna ja me oleme täna Martini köögis. Ja täna valmistame midagi magusa sõpradele. Me teeme kaerahelbe küpsiseid. Asume tööle. Et teha kaerahelbe küpsiseid oleks meil kõigepealt vaja 2 muna. Ma näiteks munastan. 100 grammi suhkrut, 100 grammi margariini ja mille me panime pannile ja mille me soojaks laseme, et seda oleks lihtsam kasutada. Sest et see on vaja kõik kokku segada kaerahelvestega, mida meil on vaja kuskil 300 grammi. Ehk siis niisugune pool anumatäit. Ja esimese laksuna siis sulatame margariini ja vahustame munad. Nii, vahepeal on saanud valmis õli. Margariin. Purustame munad. Viskame nad siia sisse. Ajame munad vahtu. Nii, samal ajal lisame vaikselt siia suhkru salaja. Nii. Ühe supilusikatäie vaniljesuhkrut. Ärge liiga palju. Muudab selle aromaatseks. Ai, kui hea. Liiga palju ei tasu panna, kiisub kibedaks. Ja vaikselt hakkame viskama sisse ka... Kuule, arvan, et päris nii tee, see suhteliselt läheb truksi. Ei, algul pidi vahtu ajama. Munad tuleb korralikult vahule ajada, et küpsised paremad välja tuleksid. Kui ma vahustan mune, ma lisan aeglaselt margariini. Näitad ka või mitte mind, margariini? Ma arvan, et... Oleneb mikserist, eks ole, tuleb valida ka kiirust. Mina tahaks isegi suhkrut veel panna. Need võib üle lakkuda, kui sa soovid. Segame juba edasi käsitsi. Ekstra magusa söödikutele soovite natuke rohkem suhkrut panna. Vahepeal tuleb segada. Vahepeal tuleb segada. Ja siis selline õige koostis tuleb nagu töö käigus välja. Ta ei tohiks olla liiga vedel ja ta ei tohiks liiga paks. Sa võtsid mu sõnad suust. Ma tean. Samal ajal, kui mina siin teen rasket tööd ja segan, lõõrub Martin fooliumit võiga või margariiniga. See tuleb hästi libedaks ajada, et küpsised kinni ei jääks. Siis saab nad pärast kätte. See võib olla ka paber, aga kuna meil küpsetuspaberit ei ole, siis peame läbi ajama hõbepaberiga. Või noh, kuidas öelda, fooliumiga moodsas keeles. Aga kuna me näppe ei taha määrida, siis me kasutame lusikaid. Mina kasutan väiksemaid ja Martin kasutab suuremaid. Miks? Sest sa ise andsid mulle need väiksed. Küpsised me teeme väga õhukesed. Teeme või? Ei tee nüüd suuremad. Miks õhukesed? Küpsavad kiiremini. Need on kaerahelbe küpsised. Ja... Mina teen niisugused pallikesed. Põhimõtteliselt võtad ja asetad siia. Ja oluline on see, et need oleks suht ühe suurused. Muidu, kui sa teed mõned õhuksed, mõned paksud, mõned hakkavad kõrbema. Ja mõned ei saa valmis. Jälle. Ma võtsin su sõnad suust, ma tean. Kuigi see tuli, sükene, ma ei tea, keskpärast. See tuli täiesti normaalne. Arvad, jah? Okei. Teeme veel. Jah. Ja asetada nad suht ühe kauseks. Nad nats vajuvad alla. Okei, hea oleks, kui... Okei, nüüd me peame selle kuidagi ära jaotama siia. Ma arvan, ma söön selle ära. Ütleme, et see toit ei ole väga kaaluhelgijatele mõeldud. Ma panin lusika peale ja siis tulid küpsised. Siuksed pallikesed ja siis pärast plötserdasin neid peale. Ja siis tulidki ilusad kaeraküpsised, aga ma ei soovita inimestele, kes peavad dieeti. Vahepeal oleme saanud küpsised ritta ja neid on 12 tükki. Ja nad täpselt ühe suurused kõik ja ühe laiused ja paksused. Kas see on kaaluhelgijate toit? Oh hei! Selles mõttes, et mul jääb seekord söömata ka. Okei, mis me edasi teeme? Aga me peame need ahju pistma, mis on 200 kraadi. 200 kraadi ja soovitavalt eelsoojendatud, et ahi võiks olla ka kuum. Nii kuum. Viskame need ahju, mingi 10-15 minti. Jah. Kuidas sa tead, et see valmis on? Kuidas ma tean? Ma vaatan läbi selle augu. Kella vaatad, on ju? Kella obviously seda ka, jah. Sul ei ole kella? Ma vaatan sinu oma. Ma luulen, sul on mingi väga imalik kella, aga muidu on okei. Ühesõnaga mingi 15 mintsa. Mis see tähendama pidi? Samal ajal, kui küpsised on ahjus, teeme köögi korda. Sest siis, kui küpsised on valmis, on köök korras.
vahepeal vaatame, kas küpsised on valmis saanud. Vahepeal me tunneme eriti head lõhna, mis tähendab seda, et küpsised on valmis. Ja Martin Saar ei kõrveta mind nende kandiku ära. Serveerime või? Ja serveerime neid niiviisi, et võtame kandiku, olge hästi ettevaatlik, sest et on väga kuumad ja nad on... ei ole mõtet näpuga serveerida. Ei ole, jah? Iseenesest näevad päris sisu äratavad välja. Ja laske neil natukene seista, siis nad muutuvad krõbedaks, sest praegu ahjust välja võttes nad on hästi-hästi pehmed. Ja asetame siis nad kandikule, seda võib serveerida väikese vaniljejäätisega või millega veel? Eks see vahukoore tätšiga või? No ma ei tea, võib küll jah, vahukoort, ses mõttes, et obviously need ei ole inimestele, kes on dieedil. Nii et te võite ükskõik mida sinna magusat juurde süüa. Proovime ka või? No väikse tüki võid ikka, ma tean, et sul on dieet küll pooleli, aga... Kuna sa alles hakkas või? Las ta jääb, me praegu ei pea sellest rääkima. Võtame väikse tükikese. Nii, natuke kuum on. Okei, proovime. Teie laske seista, päriselt ka, me oleme siin nii näljased. Meil on lihtsalt aega. Ma ei kahtle, et kui keegi teine teeb, siis võib-olla tulevad natukene paremad välja. Selles mõttes, et... Ma arvan, et me kuumutasime nad süle. Meil oli päris kiire. Jah, aga... Varuge aega. Ja ütleme nii, et ma ei soovita panna 300 kraadi juurde, nii nagu me tegime. Nats tahtsime kiiremini, jah. Aga... Natuke suhkrut oleks isegi pannud. Päris mitte magus on isegi, jah. Ehk et dieedikud, absoluutselt, aga andke kuuma, sööge nad ära. Ja siis lõpu põhja võib panna neid suhkru asendajaid hoopis. Aga see selleks, me ei ole päris kindlad, kas selle saatele järgi tuleb, aga hinname täname külalised, saate vaatajad hääletavad, kas jääd edasi järgmisse saatesse. Noh, suure tõenäosusega mitte, aga aitäh, et olid. Pole hullu, ma olin paks, et neid vahet pole, ma peangi dieedil minema. Mine jah. Sellega paneme selle saate siit kokku. Need olid Kaarelbi küpsised. Jääge meiega. Tšau. Mida me peame pannil suunatama? Ma mõtlen soetama, mida ma soendan sellest. Tšau. No tšau, mis sa teed? Kuule, ma ka ei tahaks, kui ma sinuga räägiks. Sorry. Martin, kui ma silka saan, ma saan tapata ära. Munad, viskame nad siia sisse ja proovime nii teha, et ühtegi kooretükki ei läheks. Vahel võib juhtuda, et mõned tükid lähevad. Peske enne käed puhtaks, et pead urgitsema pärast jääl. Tunne ennast kinni. Kas sa saad? Okei, over. So, testime. Täna me teeme Kaarelbi küpsiseid. Kole, puhka jalga, vaheta särk ära ja nüüd läksime, teeme nüüd asju. Jogurtit oleks saanud. Või vastupidi. Ma söön väga palju või siis söön mõlemad koos, söön ju. Täna mingi suhtes, et täna teeme Kaarelbi küpsiseid. Toome ära. Toome ära. Küll piima ei olnud, aga ma sain selle. Aga jah, cheers mate.